tervishoid on üks see lugu, mis Eestis on liiga vähe teada. Meil on kõigil enda mingisugune kogemus tervishoiust Eestis. On ta siis positiivne, on ta siis negatiivne. Tavaliselt käib ta niimoodi üles-alla. Aga kui me võrdleme ennast ülejäänud maailmaga, siis Eesti on täiesti fenomenaalselt vähese ressursiga suutnud luua tervishoiusüsteemi, mis on näiteks samal tasemel Kanadaga, täiesti nagu maailma tippriikidega. Ja see lugu või see, mida me täna eriti digitervishoius oleme siis saavutanud Eestis, on selline, mis on erinevates indeksites, kas top 1, top 3, vähemasti top 10, tavaliselt seal kuskil top 5, top 3. Et see on üks lugu, ja see Eesti lugu on see, mis on inspireerinud ka seda personaalse tervishoiu valget raamatut. Ma pärast pausi ajal poetan sinna paar tükki, saate kohe vaadata ka. Ja mis me siis Nortali poolt ja TalTechiga koostöös, TalTechi poolt siis üks Eesti kogenumaid tervishoiueksperte Tanel Ross on ka selle valge paberi üks autoritest. Kirjutasime siis raamatu avaliku sektori ametnikele, võib-olla niisugune ministeeriumi tase, et mõtestada lahti Eesti loost inspireerituna, kuidas jõuda siis sellise digitaalse tervishoiu siis süsteemini, mis päriselt toetab personaalsust. Ja selleni jõuan ka, et miks see personaalsus on oluline. Tervishoiusüsteemides globaalselt on 3 ülisuurt väljakutset, mille poole kõik süsteemid ükskõik mis riigis püüdlevad. Üks on kättesaadavus. Me teame kõik, et inimesed on vanaks jäämas, me teame kõik, et vajadus teenuste järele kasvab, aga seda ressurssi tervishoidu panustada kogu aeg ja vähemaks. Ja sellest siis tulenevalt nendest demograafilistest muutustest tulenevalt ülisuur siis väljakutse on pakkuda või tagada seda, et tervishoiuteenused on üldse inimestele kättesaadavad. Teine on see, et kui nad on ka kättesaadavad, siis nad oleksid kvaliteetsed, et inimesed saaksid teenust nii, et nad tuleksid pärast välja tervemana, mitte haigemana. Ja kolmas siis kõige suurem küsimus on see, et kuidas seda pakkuda niimoodi, et me ei läheks pankrotti, et see oleks jätkusuutlik. Sellepärast, et näeme üle maailma tervishoiusüsteemid, muuhulgas ka Eestis on see väga suur nagu mure, on oma enda raskuse all kokku kukkumas. Ja kuidas siis, ja meie siis väidame oma valges paberis, et neid väljakutseid või saab lahendada ainult ühte viisi. Läbi targa digitaliseerituse, pannes kõik see teadmine, mis meil tehnoloogias täna on, kõik see võimekus, mis tehnoloogias peidus on, tööle siis tervishoiu jaoks. Ja seda siis läbi kolme viisi või miks just see personaalsus läbi siis targa digitaliseerituse on siis see, et kui andmed liiguvad inimesega kaasa ja on tema kontrolli all, tuleb orgaaniliselt tervishoiusüsteemi selline eluterve konkurents. Ja konkurents, nagu me teame, sunnib innovatsioonile ja sunnib siis süsteeme ka hoidma kulusid kontrolli all. Teine siis see, et kui digiteenused, meil on nii kohutavalt palju teadmust tervishoius. Eesti on üks riike, kellel on äkki kõige pikem longituudiliselt ja rahvastiku katvuselt tervishoiu andmete selline olemasolu või me teame tegelikult kõige rohkem, oleme kogunud andmeid oma inimeste tervise kohta. Et kui me seda tarkust kavalalt ära kasutame, siis ja nii, et see teadmus on kasutatav ja vahetatav, see on sunnime osapooli koostööle. Ja see koostöö, nagu me teame, tähendab seda, et inimesed saavad kvaliteetsemat teenust, kukuvad vähem teenuste siis niisugusel teekonnal välja ja tänu sellele on siis ehk ka tulemid paremad kui inimesed on tervemad, jällegi läheb süsteemi vähem raha. Ja kolmas on siis see, et kui me siis kasutame seda tarkust kavalasti, siis seda tarkust tuleb kavalasti kasutada nii, et inimesed saaksid õiget teenust õigel ajal läbi nende kanalite, mis neile on vajalikud. Ehk siis väga personaalselt. Ja tänased siis kõik see teadmus, mis meil Eestis tervishoius on,
võimaldab juba seda personaalsest täna. Ja olukorras, kus siis lahendused on personaalsed ja inimesed saavad õigeid teenuseid õigel ajal õiges kohas, toob kulusid alla, sest me ei viska helikopteri pealt lihtsalt raha kõigile ja kõikide asjade jaoks oportunistlikke siis teenuse pakkumisi läheb vähemaks ja teise poole pealt see kasvatab tohutult inimeste motiveeritust ise oma tervisest hoolt kandma. Ja mis tähendab seda, et nad siis ehk ka on natukene tervemad. Ja kuidas siis, see on siis seesama, milleni me jõudsime, aga kuidas siis üks ametnik, kuidas ta mõtlema peab, et kuidas siis sinna jõuda, et väga ilus lugu, Eesti on nii palju saavutanud, mida ma tegema pean. Me ütleme, et on 3 sellist võtmepõhimõtet, kuidas, millest pihta hakata ja see on niisugune mindset shift, mida siis üks avaliku teenistuse või selline valdkonna juht võiks mõtestada lahti. Igaks juhuks ütlen taustal ka, et olen ise olnud Eesti e-tervise valdkonna juht Sotsiaalministeeriumis, et sellest oma siis ka tööalasest kogemusest kannustatuna seda siis siin räägin. Number 1 asi on ökosüsteemi mõtlemine. Avalik sektor peab keskenduma sellele, kuidas lükata ökosüsteem käima, saamaks aru seda, et kuidas siis mis on need baasasjad, mis võimendavad seda, et osapooled saaksid üksteisega suhelda, üksteisega toimetada, peaks keskenduma pigem siis oluliste digiteenuste pakkumisele, tervishoiu valdkonnas sellisele standardsuse loomisele ja sellele, et võimaldada võimalikult palju koosvõimet ja tekitada siis ka võimalusi, kuidas valdkondade vaheselt ja valdkonna üleselt seda koostööd rohkem tagada. Seesama näiteks PPP mudelite siis võimestamine. Teine on see, et terviseandmed tuleb ära demokratiseerida ja radikaalselt koosvõimet arendada. Eestis on läbi või tänu terviseinfosüsteemile andmed nii palju rohkem kättesaadavad kui kusagil mujal maailmas. Meil veel täna ei ole küllalt palju häid lahendusi, kuidas kogu seda teadmust hästi ära kasutada. Aga nagu ma juba enne ütlesin, radikaalne siis koosvõimelisus ja andmete demokratiseerimine tekitab seda sundi turul või süsteemis innoveerida ja teha asju mõistlikuma hinnaga. Ja 3. on siis personaalsed digiteenused. Üks ametnik peaks liikuma sinna poole, et seesama elusündmuspõhised teenused või üldse selline personaalsus oleks lubatud lahenduste sees. Ja millest siis pihta hakata? See lugu on jällegi väga palju Eestist kannustatud lugu, et mis need sammud on, kus ma pihta pean hakkama, kui ma olen ükskõik mis riigi siis ametnik. Ja muidu ma arvan, et Eestil on ka siin natukene vaja õppida. Aga number 1, esimene samm, vaadata üle oma avalik digitaalne infrastruktuur. Kuidas siis, mida riik saab teha, on siis esiteks vaadata, kas on olemas kõik need vajalikud alusteenused, et see koosvõime või et see ökosüsteem toimima saaks hakata digitaalsest vaatest. Number 1 Eestis, eks ole, meie ID, digitaalne ID. See, et me üldse teame, kes meil on, kust meil on, kui palju meil inimesi on ja me suudame üle erinevate digisüsteemide siis inimesega kaasas käia. Või XD, eks ole. Olulised digiregistrid, et me suudame kontrollida infovahetust ja tagada sellist läbipaistvust. Ja loomulikult peab olema siis regulatsioonid ka sellised, mis toetavad seda digitaalset innoveeritust ja Eestis, eks ole, Eesti lugu väga selgelt on peidus seal kuskil 90-ndatel, kus alustati ju ka just nimelt regulatsioonide nagu muutmisega ja Eesti tervishoius samamoodi on tegelikult digipöördes olnud regulatsioonidel äärmiselt suur roll. Teine on siis järgmine samm, kui sellega on juba hästi, siis on vaja terviseandmed teha koosvõimeliseks. Tagada siis seda, et see terviseinfo saaks sujuvalt liikuda, keskenduda väga-väga palju sellele, et info oleks sarnases vormis ja tõlgendatav siis läbi erinevate tervishoiu kontekstide
Eesti puhul siis tervise infosüsteem on selline Eesti terviseandmete süda ja Eestis, eks ole, väljakutse täna on see, et kuidas tagada seda, et tervise infosüsteem läbi aja oleks jätkusuutlik, et see ühekordne investeering, tegelikult me saame aru, et maailm liigub ja sinna nagu jätkuvalt on vaja panna ressurssi sisse, standardid arenevad, infovahetus muutub nii palju kiiremaks, kui võib-olla ühe siis raviteekonna kokkuvõtte epikriisi näol. Kui andmed on ka juba enam-vähem kättesaadavad, on kolmas teema, et kuidas siis avalik sektor saab toetada sellist interaktiivsust ja tervishoiu tõhusust. Mida siis avalik sektor tegema peaks siin vaates, on siis see, et lahendada ära siis need digiteenused, mida turg ei olegi mitte kunagi motiveeritud pakkuma. Eesti näitel arstide vaheline e-konsultatsioon, mis on väga-väga palju Eesti siis tervishoiu ressurssi kokku aidanud hoida ja vähendanud seda, et inimesed peavad käima ühe arsti juures teise juurde. Siis Eesti kontekstis võib-olla ka üleriigiline digiregistratuur, kus siis haiglatel või tervishoiuteenuse osutajatel tegelikult mitte kunagi ei tekigi motivatsiooni ühendada jõudusid ja siis tagada seda, et patsiendil oleks ühes kohas võimalik üle kogu tervisesüsteemi leida endale just see kõige parem teenusepakkuja nendes tingimustes, mis tal on vajalik. Ja siis teise poole pealt siis just nimelt nagu tagada võib-olla sellist läbipaistvussüsteemis ja et see teadmus, mis meil on, need andmed, mis meil on, saaksid kättesaadavamaks. Üks on siis niisugune terviseportaal Eesti näitel, mis on maailmas mitte ainukordne, aga tegelikult see maturity, mida me pakume, on üsna eriline. Või arstide näol näiteks täna andmevaatur, mida arstid kasutavad, kõik tervise infosüsteemi andmed jooksevad siia kokku. Oleme ehitanud niisuguse interaktiivse siis lahenduse, mida turul ei ole saada arstidele siis saamaks väga kiire dokumentidest välja võetud siis andmestik, et ta saaks väga kiire ülevaate sellest, mis seis patsiendiga on ja täna siis väga aktiivses arenduses olev tervisejuhtimise töölaud, mis siis peaks kaasama või olema suunatud mitte ainult arstidele, aga ka erinevatele tervishoiu siis spetsialistidele, kes siis vastavalt oma rollile saaksid inimese tervisesse panustada ja vastavalt oma rollile vajaliku info kätte saada, mis täna samamoodi on väga lünklik. Ja kui see on tehtud, siis on aeg päriselt teha väga-väga personaalseid lahendusi ja Eesti näitel siis on kohe varsti minemas laivi, ma ei tea, kui palju te olete kuulnud, Eesti siis sellised päriselt geeni andmetel põhinevad avalikud teenused, näiteks naistele siis rinnavähi riskiskoori alusel siis personaalselt varasemad kutsed rinnavähi skriiningule ja sellised siis loomulikult olenevalt teenusest opt-in baasil siis sellised teenused, mis päriselt kasutavad ära seda inimese eripära. Ma ei tea, Eestis ka personaalmeditsiinist rääkides, ma arvan, et mitte väga kauges tulevikus, ma loodan, et me saame juba ka ravi ordineerimisel kohe kasutama hakata siis seda ravimite ordineerimisel kasutada ära meie geenide eripära, mis on maailmas juba tõestatud näiteks südamehaiguste ravi puhul või siis depressiooni ravi puhul, et kui see täna on üsna selline trial and error, et mitu korda erinevaid näiteks antidepressante katsetatakse väga pika aja jooksul, et siis tegelikult kui kasutada seal farmakogeneetika lahendusi, saaks kohe teada, millised ravimid tegelikult inimese siis keemilises reaktsioonis hästi töötab. Ehk siis me usume väga tugevasti, et tervishoiu tulevik peab olema proaktiivne ja personaalne ja see tähendab siis praktiliselt seda, et inimese jaoks peab see olema tervishoid, mis on inimese enda käeulatuses, annab võimaluse tegutseda, take action ja mis on oma ülesehitusel
nii nagu me Eesti üleüldises digiriigis oleme väga tugevasti püüdnud nagu saavutada, see, et oleks usaldusväärne, et ta oleks oma ülesehitusel efektiivne ja ilma tarbetu bürokraatiaga, ehk siis need samad põhimõtted, mis üldse digiriigi arendusel Eestis on nagu kogu aeg olnud aluseks, peaksid olema samamoodi ka tervishoius. Ja siis, kes on huvitatud, et siis siin nendelt 2 lingilt saab ühelt siis lugeda seda valget raamatut rohkem ja teine on siis selline landing page, et näidata või siis inspireerida siis erinevaid maailma riike selles osas, et kuidas siis patsiendi jaoks päriselt selline personaalne lähenemine digivaatest võiks välja näha. Väga äge on see, et seda visiooni luues me nägime, et umbes 70% nendest teenustest, mis me seal kirjeldasime, on Eestis kas juba kättesaadavad või kohe-kohe kättesaadavad. Et kui me nagu näitame seda välismaal, siis see visioon on selline vau, et kunagi me ei jõua sinna ja siis me ütleme, et aga tegelikult me Eestis oleme juba peaaegu seal. Võib-olla natuke vähem värviliselt, natuke rohkem sinivalgelt, eks ole, aga me oleme peaaegu seal. Nii, aga minu poolt suur tänu, hea meelega vastan küsimustele ja... Ma olen siis see ebapopulaarne inimene, kes on lõunasöögi vahel, aga mul tekkis küsimus, et kui sa rääkisid tulevikulahendustest, et meil on väga palju andmeid meie telefonis, meie nutikellades, et kas ja millal võiksid need andmed jõuda ka sellistesse andmebaasidesse? Ja, väga hea küsimus ja ma väga südamest arvan, et see ongi avaliku sektori väljakutse, kuidas tagada just nimelt nende erinevatest allikatest andmete nagu võrdne, aus, läbipaistev kättesaadmine, nii et inimesele jääks kontroll alles, et see oleks turvaline, aga samas võrreldav ja see tähendab seda, et tegelikult riigid peavad ülipalju investeerima standardimisse. Ja siis sellise, jälle see on see TPI, see avaliku nagu teenuse kihi pakkumine, et oleks üldse koht, kuhu siis need erinevad tarkade teenuste ja ma ei tea, sensorite ehitajad saaks neid andmeid anda, sest me teame, et andmeid on ülipalju, oodatakse ja nii väga igatsetakse tegelikult võimalust infot vahetada. Eestis ka tervise infosüsteemi nagu poole tegelikult nii palju, kui mina tean ja mäletan oma ajast tegelikult väga palju pöörduti, et tahaks ka nagu jagada seda teadmust, mis meil on laiemalt, aga kuidas? Aga seal on all õigusruum ja seal all on siis see digitaalne nagu infrastruktuur, mida tegelikult turg ei saa ehitada, see on see koht, kus avalik sektor peab sisse hüppama.